Nii, tervist ja aeg on nüüd siirduda nädala topise esimese koha juurde, kellega me ka siin kohe kiiresti väikese intervjuu läbi viime. Nimelt on üks 63-aastane Lõuna-Koreast pärit proua käinud restoraanis ja söönud kalmaare ning jäänud sellest siis piltlikult öeldes lapseootele, kuna siis hakkasid tema suus kasvama 12 piisikest kalmaarikest. Proua sõi küpsetatud kalmaari ja tundis suus äkitselt teravat valu. Vaatamata sellele, et ta ei neelanud siis suudeid alla, tundis ta mõnda aega hiljem justkui nagu midagi pigistaks suus ja oleks seal mingi võõrkeha ning arstlikul läbivaatusel avastasid doktorid tema suust elamas pisikesed peajalgsed, kes olid pesa teinud väikestesse kleepuvatesse kaunadesse ja 12 väikest putukataolist organismi naise suust leiti. Need olid siis keelepõse ja igemete külge endale pesa teinud. Need siis hiljem eemaldati koos kahjustanud limaskestaga ja hiljem uurides selgus, et tegemist oli siis kalmaari spermatosoididega, mis siis proua suus endale tänuväärse koha olid leidnud. Ja oleme nüüd helistanudki Lõuna-Koreasse sellele mereandidega maiustada armastavale prouale. Tere hommikust! Hommikust! Tuul tõi tervisida tammikust. Kuidas teie nimi on? Vabandan, et ei tea siiamaani. Minu olen Hilda. Hilda? Hilda Maask. Maasik. Proua Hilda Maasik siis? Jah. Te olete eestlane? Jah, olen eestlane ja olen selle üle väga uhke. Mis ajast te olete Lõuna-Korea resident juba? Juba mullu 3 päevast. Niimoodi. Jah. Ja väga kena ja varem elasite siin ikkagi meil. Ja ma elasin varem Kadrinas ja siis nüüd mullu teisipäeval siis jah, võtsin oma loomad kõik kaasa, kanad, kuked ja läksin siis natukene sellisele reisile. Mis siis juhtus? Palun kõnelege ära, et kuidas üks selline korralik Eesti maaproua sattus siis Mereanni restorani ja sõi siis kalmaari? No tegelikult asi hakkas sellest ikkagi pihta, et minu kasupoeg kinkis siis minu 80-aastane juubeli jaoks mulle arvuti ja interneti. Ja mina olen siuke igipõline tööinimene olnud, ega minul pole aega olnud nii-öelda lapsi teha ega midagi. Ja tegin endale kõik internetis, kõik selle meiliaadressi ja puha. Ja üks päev vaatan, helde aeg, mul on tulnud kiri. Nii. Ja kiri tuli siis ühelt Korea ütleme siis ka härralt, et tema on minu pilti näinud. On selline vanainimeste tutvumisportaal www.gerondobabes.com ja ütles, et mina olen väga ilus, et ma tahaksin temaga abielluda. No natuke seal siis nii-öelda nagu rääkisime ja teisest maailmasõjast ja esimesest maailmasõjast ja kas Korea sõjast ka ikka rääkisite? Ja Korea sõjast ja mina ei teadnud sellest midagi ennem ja siis tema ütles, et kas ma saan talle natukene raha anda ja siis, et ta annab pärast mulle tagasi. No natukene mul oli küll väike hirm, jah? Ei olnud hirmu, ta ikka hirmus idus mees oli ja natuke andsin talle ja siis ta ütles, et küsisin siis, et millal tagasi saab. Ta ütles, et tule võtta. No ja läksingi sinna ja pidime saame restoranis kokku kõik ja puha ja siis istusin seal, toodi süüa ja ootasin seal restoranis mingi 5 päeva. Ei julgenud neid sööke süüa. Mis taldriku peal oli ja kas see liigutas ka? No ei, oli siuke ja mingi mollusk oli seal peal ja 5 päeva istusin ja süüa julgenud ja pilt hakkas juba ähmaseks minema, pea käis nii hirmsasti ringi ja siis korra kuulen, et
keegi ütleb minu nime. Ütles Hilda. Jah, ja vaatan, kes see siis niimoodi siin nüüd räägib ja vaatan taldriku peal. See mollusk räägib. Ja rääkiski mu ära. Minu vana inimese. Niimoodi, võttis teid nii-öelda õnge. Võttis õnge. Ja rääkisime siis temaga ka, kui mingi hetk tead, mul nagu tead ka pea nii hirmsasti käis ringi ja järgmine hetk nüüd oligi, mul oli kombid suus. Ja palun jätkake, väga põnev. Imesin seda kombitsat nagu mingi noor tüdruk tead. Ja siis hakkas järgmine päev hirmus paha. Ja nüüd ongi mul suu täis, ma ei teagi, kas nüüd öelda siis lapsi või need on nii pisikesed nagu olid, et lapselaps. No eks võite öelda niuete vili nende kohta ka. Jah, niudeviljad on nüüd niudeviljad suus. Suu on täis, sellepärast ma räägingi natukene niimoodi imelikult, sest tegelikult ma räägin hoopis teistmoodi. Need on 12 tükki, kas mingid nimed ka juba pandud on? On ikka. Mul on seal Marko on, Andres, Toivo, Heldur, siis on Marika, Urmet, Uus on ära. Agnes ja Siiri. Nii, ja 4 tükki on siis ilma nimeta veel? No 4 tükki ja nemad jah, nendel on siuksed koreapärased nimed. Üks on siis Kim, teine on ka Kim, 3. on Kim ja 4. on Kim. 4 Kimmi? No jah, on nii kombeks. No ei muidugi, ega siis kui siin laia ilma mööda ringi käia, tuleb ikkagi vaadata kohalikule sellisele kombestikule otsa ka ikkagi. Kas papaga on plaanis kooseluga ära registreerida? No vot, juhtus nüüd selline asi jah, et nüüd pärast seda jutu käiku kõike ikkagi kõht oli nii hirmus tühi, et sõin ikkagi lõpuks taldriku tühjaks. Nagu palvetaja Ritsikas siis? Jah, friikartulid jäid ainult sinna peale ja no ega siis friikartuli ka abiellu ju. Ei, see on muidugi õige, jah. Ja nüüd mul on siis 12 väikest latsekest ja niudeviljakest ja nüüd nad istuvad mul siin ilusasti hamba peal ja laulan neile ilusaid laule. Kas nemad juba ka räägivad teiega? Või nad on nii väikesed alles? No eks nad midagi ikka natukene siin karjuvad süüa ja mähkmeid pean suhu toppima, et neil vahetada ja... Kuidas nad hambapesusse suhtuvad? No eks neil ikka ei meeldi see asi, aga tuleb ära teha, et ma lihtsalt seda hambapastat läheb väga palju, pigistan tuubi suhu tühjaks ja eks nad siis seal sees möllavad ja mängivad. No nii, nagu see väikestel niudeviljadel kombeks ikkagi on. Kas proua Hilda, teil on juba ikkagi mõtlema inimesega valmis ka mõeldud, et kes läheb mida õppima, kes mida tööd hakkab tegema ja kes jääb siis teile vanaduspõlveks koju toeks? No eks me ikka oleme tead Eesti sugu kõik siuke pool lapsed siis ja eks me ikka lähme kõik tööle ja Lõuna-Koreas on ka ju töö on väga moes, et kõik teevad tööd, et loodan, et kuna Eesti juured on, et me leiame lõpuks ka oma Eesti Samsungi. No oleks mõistlik. Mida julgustuseks ütlete sellistele teistele, no Eesti inimestele, kes võib-olla tahaksid ka natukene sellist põnevamat elu proovida? Jah, et ärge kartke neid välismaalt tulnud e-kirjasid, et kui see... Nad on head inimesed, nad lihtsalt võib-olla vahel ei lähe nii hästi kui plaanitud, aga nad on head inimesed ja andke neile raha, kui on ja minge neid ikka vaatama, et igasugu põnevaid asju võib juhtuda. Aitäh teile ja jõudu väikeste niudeviljakeste kasvatamisel! Aitäh teile ka! Jack White 16th.